Avarii, mis ei olnud õnnetus, vaid teadlik otsus, mis lõppes 2 inimese surmaga. Sinu õigusabi lahkab olukorda. 39-aastane Tarmo sõitis päev enne traagilist kokkupõrget sama autoga joobes kraavi. See oli juba liiklusnõude rikkumine. Joobes juhtimine on liiklusseaduse paragrahv 69 lõike 3 järgi väärtegu, mille eest karistus võib ulatuda rahatrahvist kuni juhtimisõiguse äravõtuni. Aga järgmisel päeval läks asi kaugemale. Tarmo pussitas oma endist elukaaslast, tekitades talle raskeid vigastusi. See on karistusseadustiku paragrahv 118 lõike 1 järgi raske tervisekahjustuse tekitamine, mille eest on karistus 4–12 aastat vangistust. Seejärel istus ta autosse ja sõitis eeldatavalt tahtlikult kokkupõrkesse, milles hukkus tema ise ja 54-aastane mees. Kui ta oleks ellu jäänud, oleks teda süüdistatud tapmises või mõrvas, vastavalt karistusseadustiku paragrahv 113 ja 114. Tapmise eest on karistus 6–15 aastat, mõrva eest aga 8–20 aastat või eluaegne vangistus. Ja kuna ta tegutses tahtlikult ning oli varem vägivaldsete tegudega karistatud, oleks see kvalifitseerunud mõrvana korduva tahtliku kuriteona. Kõik teod kokku oleksid toonud liitkaristuse, tõenäoliselt eluaegse vangistuse. Tarmo oli varem pääsenud tingimisi vangistusega, mis tähendab, et kohus usaldas teda, ja ta kasutas seda usaldust kurjasti ära. See juhtum näitab, et kui vägivaldne ja alkoholisõltuv inimene jätkab karistamatult, lõpeb see varem või hiljem tragöödiaga. Seadus andis talle võimaluse, aga ta valis korduvalt rikkumise. Kas Eesti kohtusüsteem oleks Tarmot ellujäämisel eluaegse vangistusega karistanud või mitte? Mida sina arvad?